tervist! Täna läheme siis jälle haugi püüdma. Seekord siis Käsmujärve äärde. Ilm võib-olla ei ole kõige soodsam. Mitu päeva järjest on siis olnud väga selline päiksepaisteline ja soe ilm. Ma ei usu, et see haugile väga meeldiv on. Vihma pole ka tulnud lähimal ajal, aga teeme proovi ja vaatame, äkki me ikkagi saame ühe sellise hauginolgi kätte sealt järvest. Kunagi ei tea. See ala on siin muidu kogu aeg väga märg olnud, aga praegu on siuke kuiv, et isegi need kõige märjemad alad on ära kuivanud. Aga ma lähen praegu siis oma lemmikküljele sellel järvel. Teeme paar tundi püüki ja vaatame üle. No nii, vaatame korra landimängu ka. Jääb üsna niimoodi pinna peale. Siis niimoodi tšörgitades vaikselt lased. Väga ilus mäng on. Päeva esimene vise. Vaatame. Paneme kohe sinna. Selle järvega ongi see häda, et siin on hästi palju sellist kõrget taime. Kui sa mööda kallast tahad kerida, siis suure tõenäosusega mõnesse põõsas seda korra sul kinni tõmbab ka. Aga noh, proovime sellegi poolest edasi. Keegi siin ikkagi tegutseb, sest ma ju kuulen. Nii, ma nüüd vahepeal vahetangi lanti ja ma panen otsa konna, et tõmmata see ala siit läbi korra, sest keegi seal tegutseb, ma ei tea, kes see on. Aga ma tahan seda proovida. Tegelikult ma vahepeal olen selle konnaga teinud niimoodi, et natuke lased vett sisse talle, siis ta on nagu veidi raskem. Teeme nüüd sirgelt. Ops, nüüd läks õigesse kohta. Tegelikult on hea, kui lased sellele konnale natuke võib-olla oodata ka seal. No, küll vast. Hakkame siis vaikselt teda lähemale tooma. Ma lasen tal seal augus natuke istuda. Tõmbame. Vesiroosi kõrvalt mööda. Laseme tal seal natuke istuda. Kerge laine on ka peal, konnal on taga need ummist sellised pikad niidid. Need ka hõljuvad seal. Kuigi haug on omajagu neid isegi ära rebinud sealt. Ops. Ei taha keegi seda konna. Seal on veel hõre see taim. Seal saab teda hästi liigutada, seal paksema sees, seal ta hakkab kinni jääma ka. No, teeme ühe viske veel. Proovime nii kaugele, kui saab sinna põsa vahele. Ops, kena. Laseme natuke oodata. Ja hakkame tooma konna. Konnaga siit Käsmujärvest ei ole mul kunagi rabamist olnud. Ma arvan, et selle kohaga on kõik praegu siin. Liigume natuke kuskile edasi, võib-olla sinna poole ja proovime sealt poolt. Siin Käsmujärves, ma nüüd ei tea jälle, kuidas on kaamerasse näha, aga ta on vist üsna madal järv nagu kaugele välja, sest siin on selliseid taimesaari või selliseid. Kõndida seal ei saa, aga ma näen, et seal taga on sellised taimelaigud. Taim on täiesti pinna peale välja tulnud.
keegi on siia ilmselt mingi salavõrgu välja tõmmanud. Pannud siia. Käsmu järve ääres on tegelikult suht palju on seda prügi. Ta võib-olla ei paista siit rohelise alt niimoodi välja. Aga mingeid pudeleid asju on siin ikkagi omajagu. Nii, siin on natuke sügavust ka. Vaatame landi mängu üle. No, ujub nagu tikksirgelt, mulle tundub. Aga vaatame. Ühe haugi võiks siit ju ikkagi välja meelitada. Oleks vähemalt sõita asja, et no, alla tuult lendab hästi. Aga kohe mingist taimest kinni. Lahti. Kinni. Ja siin ääres on seda taime ikka nii palju, noh. Käsmu järv on muidu väga ilus järv. Ma arvan, et siin Põhja-Eestis kindlasti üks mu lemmikuid. Ja tegelikult, kui ma tulen siia Käsmu järvele kalale, ega mul suuri lootusi ei ole. Siin on pigem tuledki puhkama siia. Lihtsalt lanti loopima ja puhkama. Vaata seda. Üli ilus lihtsalt ju. Päike paistab. Metsa äär. Mingit autode müra siin ei ole. Hing ja vaim puhkavad. Siin Käsmu järves olen eelmine aasta maikuu oli vist. Olen ma tegelikult teinud ühe oma elu parima püügipäeva. Ja kõik ülejäänud korrad, mis ma siin käinud olen, on täielik null, isegi mitte võttu. Nii et võib öelda, et väga selline kapriisne järv. Aga mis nagu toimis siis, oli selline suurem valge läikega silikonlant. Ma varem tegelikult ainult silikooniga püüdsingi. Minu arust on need ühed parimad landid. Aga lihtsalt lõpuks tüütas ära. Tahaks midagi muud ka proovida. Et ma nüüd vahelduseks proovingi neid wooblereid ja jerklante ja mis mul siin kõik on. Kuramus, ma juba mõtlesin, et kala on otsas süke jõnks käis läbi, aga ta tõmbas lihtsalt taime jõnksuga kinni. Vahepeal on nii, et ei saagi aru. No nii, väike update. Umbes 1,5 tundi püüki on siis selja taga. Ei ühtegi võttu, aga nüüd kui ma istun siin kalda ääres kuulan, siis ma kuulen vasakul paremal. Mingisugune solistamine ikkagi käib vees. Keegi siin askeldab ja liigub. Päris nullis veel lootusid ei ole ühesõnaga. Tegelikult enamus landid, mis mul siin on, nendega ma siin väga püüda ei saagi, muidu kakku ainult sealt konksu otsast seda taime ära. Ega seda ka ei viitsi ju kogu aeg teha. Siis otsidki lante, mis sobivad sellele veekogule. Praegu keegi sulistas seal. Võib olla ka mingi muu väike kala. Ei olnud kõige kõvem sulinaga. Üldiselt, kui kala niimoodi veest väljas käib ja ma näen, kus ta käib, siis ma ikkagi viske teen sinna. Sest mine tea. Ja on tulnud ka. Loomulikult on tulnud. Ja järgmine võrk, mis on järvest välja tiritud. Ma üldse ei imesta, et siin haugiga nagu nadid lood on. Sellepärast, et praegu ei ole ju ühtegi võttu. See on siis teine võrk. Ja ilmselt on neid siin kuskil veel. Aga ma võtsin spetsiaalset kilekoti kaasa selle jaoks, et ma siit igasuguse jama saaks kaasa vedada.
Ma ilmselt hakkangi vaikselt lõpetama. Paneme selle võrgu kotti ära ja viskame prügikasti hiljem. Vähemalt saab veits see järve äär puhtamaks. Ma olen tegelikult kunagi 1 kilekotitäie prügi siit vedanud ära. Ikkagi lemmiklõik ja ei taha ju tegelikult. Mis asi see on? Kirvepea. No, see on raskusena kasutatud. Noh, kirvepea, nüüd läks prügikasti. Ühesõnaga 1 kilekotitäie prügi ma olen siit vedanud juba minema. Aga siis ei olnud siin kõik veel nii roheline. Praegu on siin raske juba märgata. Pudeleid on siin palju muidu. Aga noh, kui vaikselt, kui käid ja võtad alati midagi kaasa, siis peaks saama puhtamaks küll iseenesest. Noh, siit saab veel. Võtame selle pudeli ka siis kaasa. Kotitäis prügi jälle ära viidud. Täna siis umbes 3 tundi püüki Käsmu järve ääres. 0 võttu, 0 kala. Päev muidugi oli ikkagi mõnus. Siin on väga ilus loodus. Üldse see Käsmu kant mulle väga meeldib. Ja noh, kotitäis prügi sai ka siis kaasa võetud. Hoiame looduse puhtana ja siis võib-olla annab kunagi järv kala ka. Aga jah, ma arvan, ma nüüd lähimal ajal võib-olla ei tuleks siia tagasi. Kui kala tahate saada, siis võib-olla ei ole kõige parem järv, kus käia. Aga loodust nautima, siis on kindlasti õige koht. Ja see järv on ka tegelikult väga ilus.